Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Küme taas kord siin ja kui te näete, siis me oleme täna keldris jälle ja vaatame natukene asju, sellepärast et ma olen siin aja jooksul mingi, ma ei tea, mitu kuud ma olen juba neid asju kogunud siin, aga neid kuid on päris palju olnud, sellepärast et ma pole tükk aega ühtegi update'i teinud ja nüüd siis mõtlesin, et teen kiire ülevaate asjadest, mis ma olen nüüd aja jooksul siin kokku kogunud ja ostnud ja teeme väikse ülevaate, näitame, mida me ostsime värki ja siis paljud asjad siin lähevad ka tulevikus kasutusse, sellepärast et ma hakkan tegema neid automaatika videosid. Nüüd eelmisest videost nägite, et ma ostsin endale Siemens Logo 8, umbes nagu seegi siin ja see on seal karbis ja seal on ka ekraan, peaaegu nagu see, ainult et suurem ja puutetundlik. Nii et jah, tolle kohta tulevad videod, tegin väikse testi ka, saab programmeerida küll ja iseenesest asi toimib, nii et kunagi varsti tulevad ka videod. Aga enne kui nende videote juurde lähme, teeme väikse ülevaate, mis ma muretsesin ja mida ma olen teinud. Nagu näete, siis natukene korda olen loonud siin. Natukene on overstatement ilmselgelt, sellepärast et nüüd on vähemalt siin kõndimisruumi. Nagu te näete, siis olen need Makita kastid kenasti ära kirjutanud, mis siin sees on. Siin on näiteks kruvikeerajad, näpitsad ja tangid, siin on akutrell ja laadija ja siin on puurid ja muu värk. Siin on ka kruvikeerajad, üks kruvikeeraja millega pärast vedeleb siin. Siin on üks meie projekt, see lamp töötab. Seal on teine projekt, mis pidi saama Racing Simi üheks osaks, aga pole sinna ka väga jõudnud. Seal on pump, siin nagu räägitud, siin on see Siemens logo ja siis siin on terve hunnik muid asju, mida ma olen vahepeal teinud. Nagu te näete, siis ma olen vahepeal ehitanud endale sellises ja kõik sugused puurid ja, mitte puurid, aga otsikud ja süvistajad muretsesin ja siin on väiksed võtmed, selle panen ka kunagi üles kuhugi. Ma ei tea küll nüüd kuhu, aga eks ma midagi mõtlen välja. Siis alustame siit pealt. Nagu näete, väike Makita kohver, täis igasuguseid vahvaid tööriistu. Kuna meil on nüüd 2 autot, siis oli nagu mõistlik muretseda endale veidikene korralikum tööriistade komplekt. Nagu näete, kruvikeerajad, kuuskandid, igasugused pikendused, lehtvõtmed natukene, siin on üks ots, siin on tähtpadrunid ka, nagu sellised, ja siis siin üleval on tavalised ja siin on veel mõni asi, nii et siin on kokku 120 osa ja see oli kas 68 € kaarautas soodukaga, nii et väga mõistlik, hea ost. Aeg-ajalt läheb neid ikka vaja, kuigi mul on jah, suured tööriistakohvrid on seal ja võtmed ja padrunid, aga lihtsalt nad on organiseerimata. Siis minnes Makita asjadega edasi, muretsesin kohe sellise kruvikeerajate ja otsikute komplekti, nagu mul kruvikeerajad ja otsikud juba piisavalt palju poleks. Aga kuna see on jällegi Makita ja soodukaga saadud, siis mõtlesin, et võiks ühe sellise korraliku komplektiga muretseda, mis on kogu aeg käepärast. Siis lähme nende asjade juurde. Need on erinevad tuled. Siin peaks olema pirnid sees ja need on LED-id. Mul on kollased, punased, rohelised, 230-240 volti, 220 pealt töötavad ka. Need on need 3 karpi, punased, rohelised, kollased, siin on rohelised. Nii, siis on mõned lülitid, sellised, mis lätsivad. Neid on ainult 3 tükki, need tulid põhimõtteliselt tasuta kaasa, neid ma otseselt ise ei tellinudki. Siis siin on ka sellised push buttonid, ilmselt mingid super cheapid kuskilt Hiinast. Siin on vähem, siin on ka paar lülitit ja paar punast lülitit. Mina ostsin küll ainult rohelised, aga müüja pani paar punast ja siis on sellised lülitid, mis lähevad kohe tagasi, mis on lihtsalt
korraks niimoodi saad keerata. Nii, need on siis need. Paneme need natukene kõrvale siin. Pean leidma nendele mingi kasti, kuhu kõik panna. Siis meil on siin üks selline karp. Siin on natuke vähem automaatika. Siin on rohkem autojuppe, igasuguseid pistikuid asju. Ostsin terve selle karbitäie mingi 5 euro eest. Nii et jah, siin saab mingeid koormusi teha, kasutades mingeid lampe ja värke. Nii et ja siin oli üks see treileri ühendus ka koos pistikuga. Teda läheb mul vaja. Subarul on veits ära kulunud, nii et oleks tegelikult vaja uus panna. Siis, nagu me näeme, siin on üks monitor. Tasuta saadud. ViewSonic VX1940V4. See on peaaegu Full HD, aga mitte päris. Selle jala me jiidime ära, paneme siit Veissa mountiga, paneme selle kuidagi, ma ei tea, kuhugi seina peale siia või kuhugi, sest ma pean ülevalt tooma arvuti, mis läheb siis selle külge. Tollele arvutile saan tehniliselt panna lausa 2 monitori, ilmselt siis võib-olla tolle. Ja siis on seal 2 monitori, sellepärast, et mul on vaja kasutada Siemensi logoprogrammi samal ajal ja siis on vaja kasutada ka seda WinCC programmeerimise asja, millega ma saan siis Step 7 programmeerida ja oma toda ekraani nüüd. Nii et seda läheb vaja ja loomulikult saab ka, on vaja video salvestamise jaoks ka, sest loomulikult me teeme mingid videod ka ja salvestame otse arvutist, nii et ja siin on mõned random asjad ja siin on üks suur kast, ilmselgelt overkill veits, ei pidanud nii suur olema tegelikult, aga noh, müüja vähemalt korralikult pakkinud. Siin on meil sellised asjad, nagu näete päris palju, siin on igasugused nupud, värgid, see on tuli, stop start, on igasugused kirjad peal. Nii et jah, siin on LED tuled on taga, korralikud, vaatame, korralikud lülitid. Me saame siit pealt ära selle, näete, LED lambid, need on Mölleri omad peaks olema. Kui ma nüüd õigesti aru saan, siin on see märk, minu arust peaks need olema Mölleri omad, kvaliteetsed loomulikult. See kast, ma ei tea, mingi paarkümmend euri vist oli ainult. Nii et jälle super soodsalt saadud, selles suhtes, et ainult need paar lülitit ja tuld juba maksavad ise mingi 50 euri võib-olla kuskilt poest osta. Siis on meil mingi 6 tükki on vist neid selliseid e-stoppi nuppe. Võib kuhugi see seina peale panna mingite projektide jaoks. Osadel on kruvid kaasas, osadel ei ole. Nii. Ma otsisin osa oma neid Mölleri neid jubinaid ka üles, mis mul veel olid. Ja siis nüüd saame neid ka kasutada. Mul varem ei olnud neid kuhugi panna, nii et nüüd on vähemalt pesa olemas. Siin on veel mõned LED-id. Siin on ka mõned LED-id veel. Siis on selline terminali blokk. Üks terminal on 2 tükki. 2 ühendust saad panna ühe terminali külge. Osad on siin ka bridžitud juba. Plussid ja miinused või midagi sihukest. Siin näeb pluss, miinus. On ka väga kasulik asi. Kuigi mul neid asju juba on päris palju. Siis on veel üks selline nuppude ja tulede ja värkidega asi. Siin on tuli taga, siin on. Ja see on siis multi-switch põhimõtteliselt. Siin on 4 sellist plokki taga. Niimoodi. Ja siis saab põhimõtteliselt valida 4 erineva kas funktsiooni või sisendi vahel või midagi. Siin on samamoodi lülitid ja tuled. Siin on üks e-stop veel. Siis on üks tühi koht. Siis on mõned tuled ja siis startup, nii et see on veits tagasihoidlikum. Ja siis siin on mõned need terminali blokid veel, plussid, miinused. Selline plokk on hea, kus on need ühendatud juba omavahel. See on hea asi, siis ma pean panema siit ühe juhtme sisse ja saan vedada terve hunniku plusse ja miinuseid välja, nii et see on ka hea asi. Ja siis on veel selliseid terminale, millel on suisa 3 tükki, aga need mulle ei meeldi eriti sellepärast, et need on
Need on sellised, mille pead sisse suruma, kas kruvikeeraja või mingi pulgaga ja siis saad juhtme panna siit. Need ei ole kõige paremad, aga ajavad asja ära juhul, kui peaks vaja minema. Nii et jah, terve see karp, oi jumal, ma ei kujuta ette, kui selle peaks kõik poest ostma, siis ma ei kujuta ette, mitusada eurot see küll maksma minna, aga kindlasti alla 100 euro sellega kuidagi hakkama ei saa, nii et ma arvan, et siin on mingi 300-400 euri eest vähemalt neid luppe ja lüliteid, nii et päris automaatika asjad on päris kallid, tuleb välja. Nii et jah, see on selline kast ja nagu näe, siis terve hunnik kilet oli seal. Ja siis on meil üks asi veel. Tundub tuttav, sellepärast, et üks on samasugune olemas juba. Samasugune kilp põhimõtteliselt, no tegelikult ongi samasugune. Selle koha peal, kus need 2 lülitit on pandud temperatuurikontroller. Selle koha peal on siis see logo DD. Ta on pandud enam-vähem niimoodi, et kataks ka selle augu vist ära. Ja, enam-vähem. Ja siis on muid asju. Nagu me näeme, siis siin sees on 2 suurt 3-faasilist lülitit ja siis üks väike. Ja siis on meil üks kontroller jälle siin. Jaa, väga lahe. Üks Eatoni Easy 719 AC-RC kontroller. Ja loomulikult vaatame ka, mis siin sees on. Midagi väga ülifancy't siin ei ole iseenesest. Lihtsalt mõned kontaktorid, aga äkki kedagi huvitab ja tahab näiteks vaadata. Kõige raskem on seda siit terevõttest ei taha kuidagi ära tulla. Need peaks mul vist üldse lahti olema. Põhimõtteliselt need nurga omad ainult vaja lahti. Nii et siia sisse saab ehitada järgmise mingi automaatika värgi. Seda vaatame tulevikus. Vaatame, kus ma saan selle katta siit pealt ära. Näete, et siin on 2 lülitit, siin on sellised läbiviigud, et resettida neid Siemens Siriuse kontaktoreid. Need on päris kallid, kui aus olla. Mul on neid kuskil siin veel 2 tükki eelmisest sellest moodulist. Täpselt samasugused ja ma kuskilt netist vaatasin hindu. Need on selline komplekt, on mingi sott peaaegu. Ainult üks see moodul on kuskil sott ja nii, et Siemensi värk, vaatana. Värk, meil on siin ABB ja siin on väike plokikene, kus on kõik ühendused ja värgid ja siis on veel üks relee. Ja siis nagu ma ütlesin, siin on kontroller ja siis toitesed, nii et jah, kontrolleril oli parool peal. Parool oli vist 1, 2, 3, 4. Kui ma nüüd ei eksi, täpselt nagu ka tollel oli tookord. Ma pidin tükk aega mõtlema, mis ta parool oli. Proovisin 4-0, 4-1, 4-2, 4-3. Nad ei toiminud, siis mõtlesin, et äkki on väga lihtsalt tehtud 1, 2, 3, 4 ja oligi. Siin oli ka mingi kasutusjuhend kaasas, aga selle peal kahjuks koodi ei olnud. Nii et jah, aga kuna ma sain koodi teada, siis ma sain koodi maha võtta, nii et sellega enam probleemi ei ole. Nii et sellest saab ehitada jälle ühe mingi asjanduse. Ja nüüd ma ilmselt tükk aega enam automaatika asjadesse investeeri, sest mul on nüüd piisavalt tegevust ja päris palju videosid tuleb nüüd ilmselt tulevikus. Nii et jah, ja mul on ka kanade kasvatamise hooaeg nüüd läbi saanud, nii et nüüd ei ole väga nendega tegeleda. Nüüd on vaja nüüd ainult maale ära viia. Muidugi võib-olla selleks ajaks, kui see video üles on läinud, on juba ära viidud, nii et ei tea midagi. Nii et jah, selline väike update. Nii et jah, olen siin hamsterdanud kokku igasugust vinget manti ja mõned projektorid olen lahti võtnud ja natukene olen siin organiseerinud. Mootorid on kõik seal hunnikus. Siin on ka üks hästi suur kilp veel, nii et jah, natukene organiseerimist, aga jah, asju on veits palju. Mõni ütleb, et mul on mingi vaimne probleem ilmselt, mille tõttu ma ostan asju kokku, aga ma vahepeal ikka kasutan neid ja kusjuures vahepeal tuleb ikka neid läheb vaja, nii et jah, näiteks too pirnide kast on seal päris suur, nii et ma arvan, et elu jooksul ma ilmselt väga palju pirne enam ei osta. Enamus, mida mul vaja läheb, on kõik seal olemas ja seal on üks kast kuskil veel, mis on pirne täis, peaks olema see kast. Natukene oleme mõelnud ka maailma lõpu peale, et juhul kui asjad otsa saavad, siis on meil vähemalt gaas olemas ja seal üleval on ka üks pliit, nii et saame süüa teha.
mul peaks olema tegelikult üks pliit siin ka veel. Selline. Ja gaasi ka natukene. Siin on mingi pöörete näitaja. Ja muud vanti. Nii et selline värk siis. Nii et jah, siin üleval on ka natukene tehtud korda, aga ega midagi väga ülikorda pole saanud. Ja see eesruum, see on totaalselt peetis omadega. Siin on taara ja värk ja siin on ühesõnaga koristada veel hulga ja päris palju asju võiks tegelikult ära visata, mida nagu enam vaja ei lähe. Aga jah, seal on üks suur kilp veel. Ta on jumala tühi, nii et ta võtab täiega ruumi. Natukene siin on organiseeritud, siin on ka natukene midagi tehtud, nii et jah. Ega väga rohkem ei olegi midagi, nii et tänan kõikidele vaatamast, like'iga, kommenteeriga, subscribe'iga ja kohtume järgmine kord, kui me hakkame reaalselt mingit automaatikavärki ka tegema, nii et seniks kauaks tänan vaatamast ja kohtumiseni!